Mis siis olid praegu kõige suurem mure, et kalastajad sõidavad teie maale autodega ja rikuvad põllumaa ära? Kalastajad otseselt ei ole, aga need on just need kalastajad, kes tegelevad ebaseadusliku püügiga, röövpüüdjad. Nad tahavad ju öö äärde saada, sest mida kiirem sa selle mõrgu või mõrra jõest kätte saad, seda kiirem sa põgenema saad, kui oht suureks läheb. Püügi eesmärk on niimoodi, et vähemalt kõik tulevkala kätte saada, panevad topelt, nagu sulgevad jõe topelt mõrdadega. Kuna ühte tühjendad, selle ases ju tuleb kala uue, tuleb peale pideva voolun, siis on võimalik kõik kätte püüda, mis liigub. Särg aug on esimene kala, mis kevad hakkab tulema kõigepealt siia. Siis tuleb särg ja lõpuks hakkab ahven tulema ja ongi kogu lugu. Rohkem kalast lihtsalt jões ei ole, sest ülejäänud on kõik välja püütud, teised liigid. Oli vanasti esines siin ka jõe silmu, mida enam ei ole näinud keegi. Nad otsivad võimaluse, kust päästakse sinna nagu see valitud inimese maa peale, kus neil oht otseselt ei ole, aga selleks peavad läbima teiste maaomanike maad. Ja selleks nendel ei ole vaja, nad ei taha seda keegi teaks, et nad tuleksid ja see toimub kõik õhtu pimeduses, uuritakse välja, sest need tegijad on kohalikud inimesed. Siin põhiprobleem on see, et kõik kala liigub pidevalt mööda jõge, läheb koigini, et kõik kala liiga ruttu ära ei läheks, takistati kalade nagu liikumist, loobiti jõgi kive täis, tekitati nagu kunstlik tamm. Ja kala sealt tammist üles ei lähe, kala jääb seal tammi taha ootama võimalust otsima, selle ases võimalik kõik kätte saada praktiliselt. Ütleme 100 heal juhul 1-2 pääseb üle ja ülejäänu on võimalik kõik välja püüda. Ja selle on siis sinna püsitanud niimoodi röövpüüdjad? See on tekkinud, nagu öeldakse, keegi omaks ei tunnista kunstlikult, ta on tekitatud selle püüdjate pärast, sest muidu kellel on huvi selle tekitada. Ainult röövpüüdjad püüdsid teha, et kihtne võimalus. Pöördusin keskkonnainspektorite poole, kuna see on nagu see keskkonnakahjulik tegevus. Pöördusin selle jõe nagu valdaja, see on maaparandusbüroo või teie tänapäevase nimega mingi teine asutuses maaparandus, kes tegeleb sellega. Kuna maaparanduse mehed käisid kohal, see on ebaseaduslik ehitus, see on avariine asi, peab lahendama tehnikaga, truup ja kõik on seal ebaseaduslik. Aga kuna omanik ei luba tehnikaga oma maale tulla, me ei saa muud moodi ekskvaatorisena õhus viia, et see tamm lõhkuda. Minu mõne, kui tamm saaks ära likvideeritud, siis läheks nagu olukord normaliseeruks, siis ei saaks röövpüüdjad, oleks kindlat kohta, kus nad toimetaks, siis kala lihtsalt liiguks edasi, kus tal vajadus on. Kala nagu jaguneks jõe peal laiemalt, siis kalamehed ja kõik jaguneks laiali, siis ei oleks võimalik üks kindel koht, kust püüda röövlikult. Et siis ei oleks seda muret, et siin ühes kohas nüüd kõik üles ongitakse, et siis jaguneks ära ja oleks muret poole vähem. Ja. Siis kalamehed jaguneksid siia öö pikas ulatuses kuni koigini välja. Iga mees püüab sealt, kus ta saab, ega siis ei pea enam nii tungselt selle kindla koha peal tulema, kus kala võtab nii, et viska õng jõkke, kas on ussi ots või pole, kala näljaga võtab kõik vastu, mis tuleb, sest tal ei ole lihtsalt siin süüa koha peal.